Alguses oli seda muidugi rohkem, nüüd on elu Sa räägid prioriteet. täpselt nii, nagu sa hakkaks rääkima millestki, mis lapsed peavad kõrvad kinni panema. Alguses oli seda muidugi rohkem. Mida me teeme? Kogu aeg. Ja samas oli siis Vladimir mitte väga kaua aega tagasi kuulnud oma endise ämma käest, kuidas siis tema eksnaine elab Õismäel ja naudib head elu. Ja see muidugi siis ma ei tea, kuidas need kaks asja ühes lauses saavad olla. Kas sa neid ringteid tead, mis seal Õismäel on? Seal ei ole võimalik head elu nautida. Aga kui nad lähemale sõudsid, siis sai selgeks, et see ei olnud midagi sellist, vaid tegemist oli inimesega. Oh no. Täna meil introt ei ole. Tere! Rääkiva lugusid. Pre-show, aga seda näete Patreonist või kui te olete YouTube'i liikmed. Aga tere, armsad külmaväristajad ja kikimooride sõbrad, mina olen Taki. Ja mina ikka Heidi. Ja lugu on nüüd selline, et kas see algus jääb sisse või ei jää, siis sel korral me tegime korraliku pre-show, kus me saime väga palju naerda. Ma ei tea, kas see teile naljakas on, aga meil oli jube naljakas. Spillisime natukene teetassidest informatsiooni, mis on mõeldud ainult teie kõrvadele ja mitte suurele avalikkusele. Et seal on üht-teist intrigeerivat küll, ütleks mina. Ja teine suur asi siis, millele ma eelmises saates viitasin, et mul on suuri uudiseid, olete võib-olla märganud, kui te mind sotsiaalmeedias jälgite, et mina olen nüüd siis koos Taaniliga, me oleme siis Vanajagu talu uued permees ja pernaine, maja, mis on ehitatud 1904 vana talu ja see on tõesti äge, me nüüd ööbisime seal esimese öö ka ära ja kui meie sinna Kikimooride vestluses Mari-Liis kirjutas, et järgmisel päeval, et palun muljeid, siis ainuke asi, mis ma sain öelda, oli see, kui me vaatasime mängu läpparist, sellest, mis iganes Telia äpist või midagi ja arvuti oli küll kinni ja ta läks 2 korda uuesti käima, kui me magasime ja esimest korda ma panin ta ise kinni. Ja siis teist korda ma ei viitsinud enam, sest et õhkmadratsi pealt püsti saada, kui sul on seljavalud igal pool ja sa oled 40+, isegi ilma seljavaluta oleks keeruline. Siis ma togisin Taanile nii kaua, et mine pane see õudus kinni nagu kaua, nagu miks nagu. Ja miks ta käima läks selle peale Taanil, kummitsid, tema, kes ta ei ole skeptik, aga kardab. Ta ei taha teada mitte midagi. Nii et tegelikult peale selle, et üks hiirekene jooksis seinas ja hirmutas Mila poolsurnuks, siis tegelikult oli väga mõnna seal olla, üldse seal on väga mõnna olla. Aga tõsi on ka see, et me läksime magama alles kell 6 ja Dagmaril ja Danielil on nimelt niisugune asi, mis nad vahepeal teevad, mis on juhtunud nagu järjepidevalt sellest ajast, kui me hakkasime kokku. Alguses oli seda muidugi rohkem, nüüd on elu prioriteet. Sa räägid täpselt nii, nagu sa hakkaks rääkima millestki, mis lapsed peavad kõrvad kinni panema. Alguses oli seda muidugi rohkem. Mida me teeme? Kogu aeg. Ühesõnaga, me istusime poole 6 üleval ja mis me siis tegime? Vaatasime mängu, aga enamiku ajast lihtsalt rääkisime üksteisele sellest, kui väga me üksteist armastame. Jõime seda šampat, mis oli siis meie maakler meile kinkis ja lihtsalt siuke viinastunud inimesed paarike omavahel nagu, aga miks sa mind armastad? No ma ju armastan sind nii väga, see oli nii naljakas. Ja see ühesõnaga meil juhtub seda vahepeal juhtus seda siis kui alguses, kui oli kaugsuhet oli rohkem üle siis videokõne, nii et oled mingi 5 tundi juba olnud, kellel on mingi, ma ei tea, mis iganes aiateibad juba ja siis ikka saad rääkida sellest, kui väga üksteist armastame. Et ühesõnaga, see oli põhjus, miks me kaua elanud.
Nii et võib-olla jäid siis need kõige magusamad tunnid jäid märkamata, aga küll neid ka tuleb. Nii et sügise paiku kavatsen ka mina sinna siis päriselt sisse kolida. Tööd tuleb palju, seda hakkan oma kanalites jagama ja ka siukses digiajakirjas nagu Kodu. siis on digiajakirjad.ee. jah, nii et ka seal hakkab see seiklus vaikselt välja väänduma. Saab olema tore pikaajaline projekt ja lihtsalt nagu mu lihtsalt see unistus, ma ei saa aru, kuidas see lihtsalt niimoodi täituski ja kui ma ütlen lihtsalt, siis see oligi lihtne. See oli kerge. Daniel vaidleks vastu, tema sai selle kõige suurema häda endale igasuguste paberimajanduste bürokraatia näol, aga tegelikult see kulges täpselt nii, nagu kulgema pidi ja mul oli kogu aeg hinges nagu sees hästi suur rahu, et läheb täpselt nii, nagu minema peab, kui see on meile mõeldud, siis see meile ka tuleb. Ja nii ka läks ja praegu juba jah, igasugused olulised esimesed tööd lähevad, nii et vaatame siis, kas see toob ka mingit aktiviseerumist kaasa. Eks ma siis hoian teid kursis. Aga ega mul muud creepit ei olegi vist juhtunud. See on kõige creepim, et nüüd mul on unistust täitunud. Jube küll. Jube lugu. Polegi midagi nii hirmsat jupp aega. Jah, aga raamat läks trükki. Jätan nüüd meelde. Jälle kohutav 5. minutil mainin seda jälle, kus ma otsisin eelmine kord, kui ma toimetasin seda, kus kuradi kohe ma seda raamatut mainisin, et saaks promoda. Ette tellimise link jätkuvalt on siinsamas all ja esitlus tuleb kindlasti ka. Anname teada turunduse ja rahvaga, otsustame selle järgmine nädal ilmselt ära. Ja 25. on meil öötuurile veel mõni pilet. Jah. Plus striimipiletid. Just, ja striimipiletid tundub, et on tore asi. Tundub, et on, jah. Me vist otsustasime ju nõnda, eks, et stream jääb järelvaadetavaks nii põhipiletite ostjatele kui ka siis striimipileti ostjatele 7 päevaks. Ja nii on, et see streami teema meil tõesti tuleb. Ja et kes on juba pileti ostnud endale, siis tulete meiega samme tegema laupäeval. Ja kui veel ei ole, aga samme tahaks ja naerda tahaks ja nutta tahaks ja karta tahaks ja kallistada tahaks ja lihtsalt mõnusalt laupäeva õhtut veeta, siis on variant. Ja, see on variant. Ja võimalik, et Tanja tuleb ka, kui teil kellegi on huvi millegi pärast teda kohata. Mul saab laps kaasa tulla too, ma ei tea, mis ma teen taga. Laps või? Mõtle sellele, sest siis sa pead tema ees vastutama, sa ei saa keskenduda. Ja I know, ma juba ütlesin talle, et see on 16+, tegelikult ei ole, aga aga oota, mis ma tahtsin öelda, stream, Daniel, blablabla. Ühesõnaga, vähemalt on minu poolt on nüüd minu enda tuuri nagu lood ja asukohad paika pandud, mille ma jätsin suht viimasele minutile. Nii et tubli minust, et ma selle ära tegin. Ja ma arvan, et ma valisin sellised lood, mida nüüd Die Hard fännid kindlasti on kuulnud, aga mis sellest? Ma arvan, et seal on mõned uued detailid ja olla selles samas kohas, kus need asjad olid. Pluss ma otsin ka veel, juba olen leidnud vanu fotosid juurde, aga otsin veel. Nii et tuleb immersiivne kogemus. Kaunis. Ja kaunis. Ja vähemalt enda lugude osas ma luban, neljandik neist on ühe koha peal, et me ei pea nagu, me võime maha istuda ja lihtsalt ma võin rääkida. Ja mul on suht sama, mul on põhimõtteliselt peaaegu kõik lood on ühel tänaval. Jah,
nii et sammud tulevad, aga see ei ole mingi metsik jauramine, et pigem niisugune rahulik kulgemine ja lõpp on niisugune, kus me saame tõesti istuda ja jutustada, sest et minu lood on jah, seal kõik ühes vaateväljas, ütleme niimoodi, et saan osutada ja näidata, siin toimus see, seal toimus see. Aga eks väike närv pole sees küll. Ja ei, mul on ka ausalt see kuidagi, I don't know, ma käisin, kompasin enda selle trajektoori läbi korra ja mõtlesin nagu mõttes neid lugusid ja kaua miski aega võtab ja sa tead, on ikka paras pusimine. Ühtlasi me saime kingituse. See tuli sel korral minu nimele ja ma ei ole saanud seda veel jagada, sest et ma tegin ka kohe pildi ära. Ühesõnaga, sina saad selle kätte ülehomme, kui me lähme tondijahile. Ja aitäh. Nimi on muidugi juba kuskile läinud, ta pani ka endale sinna kirjale väga huvitava mingi nime alla. Anyway, suur aitäh, südamed, ja me jagame seda kingitust, kui Heidi on ka kätte saanud, nii et Heidi, sul on mida oodata. Sul on ka? Okei, väga nice. Meie kuulajad. Aga sa oled juba näinud, siis sul on lihtsalt kättesaamisrõõm. Mul on kättesaamisrõõm. Aga striimi koha pealt ma tahtsin seda öelda, et see striimi idee tuli mul ju ka läbi une, nii et kui te kuulete meie pre-show'd, siis te saate aru, et Takil on unedega mingid probleemid või unes suhtlemisega mingid probleemid. Aga see on naljakas ainult siis, kui te pre-show'd kuulete, mille nimi on vist Kikijutud salastatud või midagi sellist. Ma ei tea, mis see nimeks panid. On YouTube'is liikmetele ka, küll te leiate üles. Aga lähme siis lugude juurde, sellepärast, et ma Merkuuri retrokraadile ja omaselt valmistasin eile ette 2 lugu, millest siis mõlema puhul selgus, et need on juba tehtud. Tegin siis 3. ka, olles päris kindel, et see ei ole tehtud. Sa vastasin pool tundi enne salvestust, et see on ka tehtud. Nii et nüüd on fingers crossed, et see ei ole tehtud. Tegin kiire otsingu, ei tulnud välja, et oleksin seda varem teinud. Aga raamatutest rääkides, siis tuli mulle meelde, et olen ma ju ühe teise raamatu jaokski materjali aidanud koguda ja see lugu jäi sealt raamatust välja, nii et ongi aeg siis rääkida kaameraga mõrvarist nimega Vladimir Jarikov. Kaameraga? Sündis ta siis aastal 1970 ja 20. septembril 2000 oli siis Vladimir Jarikovi peas juba siuke kuri plaan küpsenud üsna lõplikuks. Tal oli eluaasane, kes oli tema endine klassiõde, aga oli siis mehe maha jätnud. Ja samas oli siis Vladimir mitte väga kaua aega tagasi kuulnud oma endise ema käest, kuidas siis tema eksnaine elab Õismäel ja naudib head elu. Ja see muidugi siis... Ma ei tea, kuidas need 2 asja ühes lauses saavad olla. Kas sa neid ringteid tead, mis seal Õismäel on? Seal ei ole võimalik head elu nautida. Paraku tean, sest et ma sõidan sinna, kui ma tahan minna Danieli juurde. Aga need on õudsed. Nii. On. Aga siis Jarikov mõtles, et nagu väga paljud kontrollivad mehed, kes ei kannata, kui naised lähevad oma elu peale ja veel õnnelikud ka on ilma nendeta. Tal oli 3 kaasosalist. 31-aastane Dmitri, 14-aastane Vjatšeslav ja 46-aastane Galina. Ehk siis võttis oma seltskonna kaasa ja tungisid siis 4 ohvri ehk siis Jarikovi endise pruudi korterisse. Nad varjasid oma nägusid nokkmütsidega. Kusjuures ma saan seda teha, mul ei ole küll kikkide mütsidega. Varjad oma näo ära või? Oota, ma pean vaatama ennast. Ainult juuksed võtsin. Ühesõnaga, ma ei tea, miks ma üritasin teha siin jälle immersiivset kogemust teile. Kurjategijad varjasid siis nägusid nokkmütsidega ja hakkasid kõigepealt röövima.
said sealt siis kuldehteid, briljante, kasukas, kokku siis üle 70 000 krooni. Ei suuda peast teha, aga ma arvan, et see on mitu tuhat eurot. Mitte ma ei arva, et ma tean. 10 000 eurot päris ei ole vist, on ju, alla 10 000 euro. Aga siis pärast seda kuritegu läksid siis nende omavahelised suhted nagu kiiva. Galina nõudis, et tema tahab 5000 krooni ja ütles, et muul juhul tema läheb politseisse ja räägib kõik välja. Ja ütles lisaks ka, et ta on juba anonüümse avalduse ära kirjutanud. Ja muidugi siis mehed või 2 meest, 1 poiss Jarikovi eestvedamisel ei saanud lasta siis asjal lihtsalt niimoodi jääda. Ja meelitasid siis Galina Tallinn-Tartu maantee lähedal asuva Paunküla veehoidla juurde. Nende siuke ettekääne oli, et lähme kalale. Kalale? Lähme kalale ja oota, mis aastaaeg see oli? Ma ei oleks elu sees viitsinud ennast selle pärast välja ajada. Paunkülla ka veel. Paunkülla kalale. Ja, aga nii, nüüd tuleb see rõve osa. Naist peksti, põletati, seoti siis käed ja jalad kinni, viidi kummipaadiga keset järve, raskuseks pandi kivi ja uputati. Aga nad ei saanud ju päris kindlad olla, et kas Liina ikkagi käis kuskil rääkimas sellest korteriröövist näiteks kodus. Siis nad otsustasid, et nad lähevad Tallinnas Vildade ühiselamusse igaks juhuks kohale veel ja tapsid seal siis 53 noahoobiga Galina elukaaslase, kelleks oli siis 45-aastane Nikolai. Politsei sai kuidagi kiiresti neil ikkagi jälile ja kohus siis Vjatšeslavi ja Jarikovi üle toimus juunis 2006. Õhtuleht kirjutas toona, et kohtuotsuse ettelugemiseks kulus kohtunik Alari Möldrel 3,5 tundi ja 1,5 liitrit vett. See 1,5 liitrit viina. Jarikovil, kusjuures enne veretöösid ei olnud üldse mingeid nii tõsiseid seaduse rikkumisi olnud. Teda oli karistatud Eestis vaid kord vargustest, siis ta sai 4 kuud. Aga Pihkvas oli tal olnud pahandusi ikoonivarguse pärast, nii et siuke laiahaardeline kurjakas. Jarikov ütles kohtus muidugi, et tema korteriröövis ei osalenud, aga samas leidsid uurija, et just tema korterist osad need maskeerimisvahendid ja ka siis röövitud kulla ja kasuka. Alguses tunnistasid süüalused ka, et tegutsesid koos, kohtus aga võttis tapmise enda peale siis Vjatšeslav, kes oli siis alaealine, eks ole. Ja uue versiooni järgi oli siis Jarikov purjus ja magas, tema ei teadnud üldse midagi sellest tapmisest. Ja ka Nikolai tapmisega ei olnud Jarikovil mingit seost, et see veri, mis seal riiete peal oli, see hoopis teist kohas sai, mingi teine kaklus oli see. Aga kohus siiski leidis, et mõlemad väärivad maksimumkaristust. Ja kuna Vjatšeslav oli tegude ajal vaid 14-aastane, siis talle määrati 8 aastat, aga Jarikovile määrati eluaegne vangistus. Kaevas mees seda edasi, Riigikohus jättis siis juunis 2006 eluaegse vangistuse otsuse jõusse ja praegu ma vaatan, et kas ma lugesin, mis sai sellest Dmitrist, ma kusjuures ei teagi või vähemalt ma ei ole siit kirja pannud. Igal juhul asi läheb edasi. 2017 septembris muudeti Jarikovi karistust 20 aasta peale, ära unusta, et alguses ma mainisin kaamerat. 20 aasta peale, ehk siis ta peaks järgmine aasta vabaks saama või? Ei, isegi peaks olema juba. Tore, selle vabanemise puhul saab saadet kuulata kohe. Ja ma püüdsin leida seda, kas ta on vaba või ei ole, aga ma ei leidnud ühtegi artiklit pärast aastat 2018. Igal juhul saadeti siis sundravile ta Jämejalga Viljandisse. Aga siis juba aasta hiljem hakkas siis haigla abi saamiseks pöörduma erinevate õiguskaitseorganite ja ka avalikkuse poole, sellepärast et Jarikov hakkas siis regulaarselt filmima patsiente ja haiglatöötajaid ja takistamatult laadis siis neid videosid üles YouTube'i. Ja
lisaks ta tegi siis Moblaga pilte töötajatest, saatis selle oma kambaõmmile, ähvardas haiglatöötajaid ja kogu haigla oli siis põhimõtteliselt nagu hirmu all. Ravist keeldus Jarikov juba vanglas ja sama siis käitumismuster jätkus seal jämejalaski. Lisaks läks ta kallale raviarstile, kes lahkus töölt siis pärast seda. Ja haigla konsiilium otsustas, et tõsta tuleb turvalisuse taset, muidu pole võimalik üldse nagu selle patsiendi ravi alustada. Ja pöördusid ka siis politsei poole, aga riik tõstis siis põhimõtteliselt käed üles, ütles, et ükski amet ei keela salasalvestuste üleslaadimist, kui tegemist on eraisikuga. Ehk siis see on hea keede. Süsteemselt seda, nagu see on ju teine asi, see ei ole see, et korra salvestas midagi, viskas kuskil netti üles, nagu see ei ole ju sama asi. No, aga see on ka vana hea GDPR-i eelne aeg, vaata. Arstid igal juhul nõudsid, et filmimine peab lõppema ja et muidugi ei tohi ka ähvardada haiglatöötajaid. Ja vaatasin siis üle, et Jarikovi YouTube'i konto oli aktiivne 8 aastat tagasi, ehk siis samal ajal, kui see teema kõik õhus oli. Kokku on tal seal 24 videot ja enamikus on näha siis Jarikovi seismas tualetis või duširuumis ja kus ta siis kaamerasse loeb uudiseid. Ühesõnaga, kaameraga mõrvar eluaegsest on ta siis pääsenud, ma ei tea, kui kaua siis see ravi seal kestis või kestab või kus ta praegu on. Pole teada, aga üks neist lugudest, mille ma ette valmistasin ja mille ma olen kunagi ära teinud, äkki tegin isegi eelmisel suvel, ma kiirelt guugeldan, aga ma leidsin sinna juurde nii, ma ütlen kohe, see lugu oli oktoobris 2025, oktoobri alguses on see Kikimoorides olnud, Oleg Pitjukovist ja ma leidsin sinna juurde, et Pealtnägija oli teada saanud, mida selles loos siis ei ole, mida ma Kikimoorides rääkisin, aga uuem info on siis see, et Pitjukov oli palunud väljaandmist Venemaale või et tal on õigus karistust kanda Venemaal. Ja Venemaal ju teadupoolest, mida nende vangidega tehti, lasti vabaks ja saadeti Ukrainasse ja Wagneri sõdalasena siis tema tuli ka sealt tagasi, jäi ellu ja on sotsiaalmeediassegi erinevaid pilte nii sõjatandrilt kui muult poolt postitanud, nii et tema oli siis üks neist eluaegsetest ka, kes kellest ma olen juba rääkinud. Aga võt siis, mis võib saada. Võid hoopis vabaks saada või hakata kaameraga filmima, nii et Okei. Minu kord. Mul on jube pikk lugu. See lugu on 9A4 ja ma ei ole kindel, kuidas ma seda deliverin. Ja kuidas sa seda lahendad, jah? Ma sooviks ka teada, palun. Praegu oleks koht, kus me võib-olla ma teen selle pooleks, näiteks. See on option. Üks osa selles saates ja teine järgmises. Näiteks. Ma ei tea. Okay. Igal juhul. Lähme siis 98. aasta 28. maisse. Soome. Lähme Soome, kus siis veidi pärast keskpäeva sõudsid 2 kohalikku poissi Anjalan Koskel, jah, Anjalan Koskel on õige. Kümijõel vist. Soome keel on ka väga halb, andkandeks. Ja nad olid siis seal kohaliku paberivabriku lähedal kohas, kus siis jõgi voolab mööda tööstushoonetest ja jaguneb seal erinevateks harudeks. Ja ühel hetkel märkasid nad siis jõele paigaldatud sellist poomi, mingi siuke tõkkepoom või mingi siuke asi. Ja selle juures midagi väga veidrat. Ja alguses nad vist ei saanud väga hästi aru, mida nad vaatavad, sest et jõgi kannab igasugust sodi kaasa ja vahepeal seal jääb kinni siukseid
puntraid, aga kui nad lähemale sõudsid, siis sai selgeks, et see ei olnud midagi sellist, vaid tegemist oli inimesega. Oh no. Ja see surnukeha oli vees olnud nädalaid. Seljas olid siis siuksed kerged riided, jalas olid kingad, mille paelad olid lahti ja surnukehal olid siis käed tugeva halliteibiga selja taha seotud. Meil on teema, ma vaatan. Sama teip oli olnud ka siis pahkluude ümber. Kui käte ümber oli see endiselt tihedalt hästi kinni, siis jalgade juurest oli teip purunenud. Ja juba seal koha peal oli politseile selge, et no ilmselgelt see mees nüüd küll lihtsalt vette ei kukkunud. Esiteks oli see, et ta oli seotud ja siis ja oli ka näha, et teda on nuheldud seal kõvasti. Ja alguses siis keegi ei teadnud, kellega tegemist on. Tema taskutest ega riietelt ei leidnud siis isikut tõendavaid dokumente ja Soomes polnud keegi sellise mehe kadumisest politseile teatanud ja sõrmejäljed ei andnud vastet ei Soomes ega siis Põhjamaade registrites. Ja politsei pildistas siis surnukehal seljas olnud riided ja pani need selga veel mannekenile ja tehti niimoodi veel pilte, et siis meedia kaudu kuidagi üritada teada saada, kas lähedased äkki tunnevad ära ja keegi on kadunud kuskil, pole teatatud, mis iganes. Ja samal ajal nad üritasid välja selgitada ka seda, kuskohast see mees sinna jõkke sattus üldse. Ja kuna selle jõe vool oli väga tugev, siis tähendas, et see, kus ta leiti, ei pruukinud üldse olla see koht, kus ta tapeti. Ja surnukeha võis olla siis liikunud mööda jõge ja sinna poomi külge lihtsalt kinni jäänud. Ja vastuseid hakati saama siis, kui hakkas tööle kohtumeditsiini ekspert. Vana hea. Kõigepealt siis leiti lahangul selle mehe kehalt mitmeid vägivallajälgi, eriti rasked vigastused olid tal siis vööpiirkonnas ja olid ilmselt siis tekkinud need tugevate löökide või siis jalahoopide tagajärjel. Mõlemas peopesas olid tal sinikad, mis võisid olla kaitsevigastused. Kolju sees oli verevalum, aga peas väliselt nagu löögijälge otseselt ei olnud. Ja seetõttu siis ei saanud see kohtuarst ka öelda, kas meest oli pähe löödud või oli vigastus tekkinud näiteks siis, kui ta vette kukkus. Aga mis selgus oli see, et mees ei olnud enne jõkke sattumist surnud. Ehk siis jah, Dagmar, meil on ka enda teema. Tema organitest leiti siis rohkelt veekogule iseloomulikke mikroskoopilisi vetikaid ja need siis pääsevad ju vereringesse siis, või nagu süsteemi siis, kui süda töötab, on ju. Mitte siis, kui kõik on juba surnud. Ja surma põhjuseks siis märgitigi uppumine. Ja uppumine ei olnud silmapiltne sugugi, sest et leidude järgi püüdis see mees seal ikkagi nagu ellu jääda, nagu iga inimene, eks ole. Ja üritati siis ikkagi endiselt isikut samal ajal veel selgeks teha. Ja kuna Põhjamaade registritest mingit abi ei saadud, siis laiendati päringuid Eestisse ja Venemaale. Samal ajal sattus siis uurijate tähelepanu alla 28. aprillil Helsingis avatud mobiiltelefoni numbrit. Ja mõlema kasutajaks ja arvete maksjaks oli märgitud Kiviko linnaosas elav mees, kellega nimega Kaido Kiik. Ja siis ühe telefoninumbri kõneandmetest leiti ühendus Tallinnas asuva lauatelefoniga, mis oli siis seotud omakorda Kaido koduse aadressiga. Ja tuligi siis välja, et tegemist oligi Kaidoga või Kaido surnukehaga ja tema oli siis 28-aastane ja täitsa Eesti kodanik. 28 aprill ja sa ütlesid seda 28. salvestusminutil. Ma teen ühe väikse ettepaneku.
nüüd, kui me oleme jõudnud selleni, et me teame, et tegemist on Eesti kodanikuga, teeks vahepeale Patreonide nurgakese ja sa täidaksid oma looga lihtsalt saate lõpuni ära ja mina jätan oma teise loo kas järgmiseks korraks või ühesõnaga, mis sa arvad? ma olen kõigega nõus. Aga jaa, www.kikimori.ee on koht, kus te leiate nii meie fänikaupa kui ka lingi meie Patreoni ja YouTube'i ja kõikidesse kohtadesse, kus te saate meid kuulata ja nautida. Ilmselt te juba teate seda, sest muidu te ei kuuleks seda osa. Aga Patreon ja YouTube'i liikmelisus annavad võimaluse ka saada igasuguseid lisavärke selle eest, kui te natukene saate rahaliselt panustada, mille eest me oleksime väga-väga tänulikud ja tänu teile me saame seda saadet elus hoida. Ja siis kikimori@gmail.com ootab ka teie lugusid. Kas meil juba järgmine kord on kuulajate saade? Jaa, on ju 3. Me tegime väiksed ümberkorraldused vahepeal. Ja mul läks juba meelest ära, praegu tuli meelde, et siit hooajast saadik, sellest oleks võinud muidugi alustada, meil on suuri uudiseid. Nii paljud kerivad vaat selle Patreoni osa ju edasi. Siis tulebki võib-olla hea üllatusena, et järgmine saade on tegelikult kuulajakirjade saade, sest meil on neid kirju nii palju ja et ei peaks ootama seda osa, millal teie kiri lõpuks ette loetakse, kiirendama seda protsessi. Igal juhul alusta siis YouTuberitest. Ja meiega armsad YouTube'i liikmed, aitäh Vipp Külmaveristaja ja Annika ja Juhu. aitäh. Ma ütlesin juhu. Sa hakkisid samal ajal, kui sa juhu ütlesid. Ja aitäh Külmaveristaja Tiino, Ellu, Kirke, Keidi, Eidi, Madli, Tondi, Tõnu, Jaanika oli meil Vipp Külmaveristaja, Angela, Alice, Vanamutt, Heleli, Mõnglike, Jackie, Sandra, Steffi, Birgit, Jane, Ave, Õnne, Egle, Liisi, Marek oma seljaga. Ja, ma teadsin. Me kõik teavad juba, on ju. Ja. Ma tahaks teada, kas seda pilti saab suuremaks ka teha, aga ja okei. Kokka. Aitäh, Marge, Koti, aitäh, Pirjo. Ei objektiseeri siin inimeste. Ei, ma tahtsin lihtsalt vaadata lihaste kuju, et nagu aru saada, et mida harjutusi ta teeb. Et kas ma saaksin ka kuidagi. Ühesõnaga, see oli praegu lihtsalt minu esteetiline trenni huvi, jah. Mina kusjuures vean praegu kihla, et Daniel on unustanud vahetada oma nime sel korral, sest et ta on olnud nii stressis vaesekene. Aga aitäh Vipp Külmaveristajatele, kelleks on Indrek, Karina, Anne-Mai ja tõepoolest Taki ehk Daniel küsib, millal teise koha mäng on. Tead, kui närvida mind sellega ajas. Pühapäeva õhtul. Oota, aga millal see teise koha mäng on? Kui ongi teise koha mäng? Teise ja esimese ja. Tegelikult oleme ausad, esimese ja teise koha mäng oli eelneval õhtul juba, nii et. No ja, see oli ka päris, see oli wild nagu 10 kuradi pauku. Aga igal juhul ja millegipärast see ajas mind närvi, see, et ta tegi kogu aeg mingit Islandi nalja, et millal tahaks, et Island ka ikkagi värava lööks, viimased 5 mängu ajas mingit Islandi juttu, see oli nagu fine, aga see millal teise koha mäng tuli läks mulle naha alla. Ma ei tea, miks. Aga igal juhul aitäh Kikide sõbrad Maimu, kes pole kala laps, Mari-Liis, Hufflepuff, Pendli Heiks ja Evil Devil. Aitäh Külmaveristajad Endre, Kelly Y-ga Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin Y-ga Kati, Oliver, Krista, Ago, Väike, Krets, Valgesiil, Ellu, Helina, Liina, Kersti, Erki, Anni, Maiken, Anju, Marta, Metsaline, Friida ilma Y-ita, must mees akna taga. Kurat, see nii meeldib mulle. Anne, aga ma ei tahaks seda näha. Anne Tondiste, Kristin, Regli Y-ga, Annika, Kristi, No Name, Häli, Mummia Volkergeist, Karena, Gretsu, Diana from the Moon, Bell, Gretu, Kathy ja vanaisa vanades trussikutes Eeva tütar. Sa jälle tegid seda. Ma pääksin sind lihtsalt. Okei, aitäh sulle. Veel aitäh Madara Krissu,
36 stressikliiniku kaaspatsient, lihtsalt kõrvitsev Eliine Torit, parakriminaalne Meri Neitsi, Ellu, Maret, Paul, Tõnsa, Mari-Liis ja Liisete. Super. Aga mine siis oma lookesega edasi. Lookesega 9 lehekülge, sorry. Pisike, pool raamatut. Jah. Ajaleht. Igal juhul meie Eesti kodanik Kaido siis oli elanud Helsingis Kivikos asuvas üürikorteris ja ametlikult oli see korter siis seotud siukse tüübiga, keda politsei siis oma kokkuvõtetes nimetas Vassiliks ja ka tegelikkuses liikus seal korteris rohkem inimesi. Kaido oli sinna kolinud 97. aasta novembris koos teise eestlase Alvin Lindiga. Hiljem oli nendega liitunud veel Marko Mehik ja uurimise käigus siis hakkas selguma, et mehel ei tegelenud Soomes mingisuguse siukse klassikalise asjaga. Puhtaäriga. Mis asja? Puhtaäriga. Klassikalise asjaga. Et pigem nende suhtlusringkond oli seotud selliste asjade nagu amfetamiini ja ekstasi müügiga. Vana hea. Ja neil oli siis seetõttu kasutusel ka mitu erinevate inimeste nimele vormistatud telefoninumbrit ja need telefonid siis vahetusid ja arved jäid maksmata ja küll kirjutati teiste nimele, aga kõneandmed jäid ju alles. Ja Kaido olukord oli siis uurijate meelest muutunud ohtlikuks juba enne tema surma, sest et mitmed tunnistajad rääkisid, et ta oli erinevatele inimestele kõvasti raha võlgu. Üks võlg oli näiteks üle 22 000 Soome marga, teistes ütlustes mainiti 80 000 ja isegi 100 000 marka. Aga need summad olid siuksed, keegi kuskil rääkis. Ja üks tema tuttav rääkis, et Kaido oli talle otse öelnud, et ta on võlgade tõttu hädas. Teine tunnistaja oli talle Tallinnas laenanud umbes 10 000 marka, et Kaido saaks tasuda siis võlad inimestele, kes teda samal ajal sadamas ootasid, mis tundub juba päris halb seis. Alvin väitis hiljem, et Kaido oli jätnud narkootikumide müügist saadud raha endale ja kasutanud ära ka müümiseks antud amfetamiini. Ja Alvin rääkis ka veel mingist mehest, kes olevat tulnud siis Kiviko korterisse ja süüdistanud Kaidot 2 kilogrammi amfetamiini kõrvale panemises. Ja neid väiteid siis ei suudetud loomulikult täielikult kontrollida, aga nagu üsna selge oli see, et Kaido oli võlgu. Ta ise tarvitas amfetamiini ja kõik, keda küsitleti, kõik rääkisid nagu non-stop võlgadest ja narkootikumidest. Ja sellest siis kujunes välja politsei jaoks peamine motiiv, et kuna ta võttis kaupa ja raha inimestelt, kellele ei saanud lihtsalt öelda, et mul ei ole. Aga uurimise käigus tuli välja veel üks detail. Ehk siis umbes 2 nädalat enne Kaido arvatavat surma olid Alvin, Marko ja Kaido kohtunud Kouvolas. On Kouvola või? Ma ei tea Soome kohti. Ühe kohaliku narkokontaktiga, keda siis politsei enda nendes raportites oli kirjeldanud siukse nimega nagu Mihhail. Ja kolmik oli saabunud siis rohelise Bemmiga ja Marko oli roolis, Kaido istus tagaistmel ja kohtumise ajal oli Alvin siis Mihhaililt küsinud, et kas too teab kohta, kuhu võiks ühe mehe luku taha panna. Ja Mihhail oli mõistnud või nagu mõtles, et jutt käib mingist keldrist või mingi ruum, kuhu saad toppida. Alvin ei täpsustanud, et keda ta tahab kinni hoida või miks. Ja Kaido sellel ajal, kui see jutuajamine aset leidis, istus seal auto tagaistmel, ei olnud kuidagi kinni seotud, kõik oli nagu bueno. Teisel kohtumisel küsis Alvin kohta, kus võiks jõe ääres vorsti või šašlõkki grillida ja Mihhail näitas talle paika, mis arvad, kus? Ikka selle sama jõe ääres.
Ja, et kalale ei kutsunud. Meil on, kuidas see võimalik on, et me võtame nii sarnased lood lampidele nagu what the hell, see ei ole esimene kord. Ei ole. Tegelikult meil ei ole vist ammu päris nii juhtunud. Igal juhul Mihhail ei suutnud hiljem kindlalt öelda, kas see jõeäärne käik toimus enne või pärast kohtumist, mil Kaido BMW tagaistmelistus, tal mälu oli veits udune. Aga tagantjärele mõeldes tundusid talle mõlemad küsimused väga siuksed laetud. Ja nüüd siis jäi uurijatele üle ainult panna paika, mis toimus Kaido viimasel elupäeval. Laangu järgi võis ta olla olnud surnud 4-8 nädalat enne seda, kui ta üles leiti, mis on 2 kuud maks. Päris pikk aeg vees eriti. Aga telefonirekordid tulid jälle päästemissioonile. Ehk siis 28. aprillil oli Kaido Helsingis avanud 2 uut mobiiltelefoninumbrit ja sama päeva õhtul oli teda nähtud ühes Helsingi restoranis. Järgmisel päeval kell 3:30 pärastlõunal helistas Kaido tuttavale Eestisse. Telefonimasti andmete järgi ei olnud ta sel ajal enam Helsingis. Ja sellel ajal oli ta sama jõe lähedal, kus tema surnukeha siis 6 aega hiljem leiti. Ja see ongi viimane nii-öelda tõenditega kinnitatud hetk, et siis Kaido oli veel elus. Ja üks siis selle seltskonna, see meeste hunnik on ju, kes seal korteris toimetas. Meeste hunnik. No nad vahetasid neid telefone kogu aeg. Ma saan aru. Ma ei viitsi ette laulda kõiki neid nimesi, ongi meeste hunnik lihtsalt. Meeste hunnik, jah. Ja üks nendele kuulnud telefoninumber oli siis Myllykoski tugijaamade piirkonnas kella 3:30 kuni 21:50 ja uurimise järgi kasutasid seda telefoni päeva jooksul vähemalt Kaido ja Alvin ka. Ja samal ajal helistas Marko neile erinevatest teeäärsetest avalikest telefonidest. Ehk siis mingi Koria Esso tanklast, Kausala matkakeidasest. Ma ei suuda soome keele, oh my god. Ja ühesõnaga see kõik asetas need mehed ühte piirkonda. On ju? Selle meeste hunniku. Ja Alvin siis ütles hiljem veel ametivõimudele, et ta oli näinud Kaidot veel 30. aprillil Kiviko korteris. Marko väitis, et Kaido oli elus isegi mai alguses. Aga nende väiteid ei kinnitanud mitte ükski sõltumatu tunnistaja. Kumbki mees ei suutnud nimetada ühtegi inimest, kes oleks Kaidot pärast 29. aprilli päris 100% kindlalt näinud. Ja Kaido telefonid siis jäid tema kadudes teiste inimeste kätte ja ööl vastu 30. aprilli liikus üks meeste kasutatud telefon tagasi Helsingisse. Ja siis seda Kaido nimel avatud numbrit hakkas kasutama Alvin. Ja hiljem saadeti ühelt Kaido numbrilt teisele isegi üks SMS ligi kuu pärast seda, kui Kaido oli uurijate arvates juba surnud. Ehk siis tema telefon endiselt toimis, aga teda ennast enam ei olnud. Ja 30. aprillil sõitsid Alvin ja Marko Turusse ja ööpisid Naantali spa hotellis. Ja kui nad esimesel mail Kiviko korterisse tagasi tulid, ootas seal Kaido tuttav, kelle nimeks oli Lukas. Ja tema tahtis teada, kus Kaido on, sest Kaido oli surprise, ka talle raha võlgu. Okay. Ja Alvin siis vastas, et Kaido võib olla Tampere kandis ja võttis kõik oma riided ja kõik nende raha ka kaasa ja läks minema. Ja Lukas vaatas siis korteris ringi ja märkas, et kapp, kus varem olid olnud Kaido asjad, oli tõepoolest tühi. Ja siis ta palus Alvinil ja Markol Kaido üles otsida, aga Alvin ütles, et tema niisama oma tuttav, et niimoodi tanki ei pane, aga tasu eest ta võiks vaadata, et kus ta siis on. Kristallkuuli pealt.
eks ole, ja hiljem muutusid siis asjaolud veelgi segasemaks ma jäängi seda lugu tegema igal juhul Alvin rääkis erinevatele inimestele, küll Kaido on Tampere lähedal, mida ma juba mainisin ka, küll ta on välismaale lennanud, ta on Tallinnas, ta on Eestis, istub kinni, ta on Hispaanias, igal pool, nagu igal pool. ja ühesõnaga igas versioonis see jutt muutus ja loomulikult ükski nendest tõsi ei olnud. ta ei olnud väga hea selgeltnägija ei olnud tõepoolest. ja augusti alguses siis korraldati politsei poolt selles Kiviku korteris läbiotsimine, sealt leiti Alvin, kes peeti kinni ja hiljem vahistati. tõestab, et jätkuvalt, et ta ei ole hea selgeltnägija, muidu ta oleks sealt ära läinud. Tõepoolest. Marko vahistati 11. augustil tagaselja ja 2 päeva hiljem saati ta siis Eestis kätte. Ja Soome politsei ülevaate kohaselt oli siis Marko üleandmine märgiline, et väidetavalt, seda võid nüüd sina ilmselt tead paremini, väidetavalt oli see esimene kord, kui Eesti andis kriminaalasjas oma riigi kodaniku teisele riigile välja. 98 aasta võib olla küll, jah. Ja Soome jõudis ta siis 11. novembril 98. Politseil selles punktis tegelikult ei olnud nagu väga mitte midagi. Neil ei olnud tunnistust, nagu ülestunnistust, et jah, meie oleme selle jama taga. Neil ei olnud kedagi, kes oleks öelnud, et jah, mina nägin, kui Kaido või Jõkke tassiti. Neil ei olnud kedagi, kes oleks öelnud, et seal see juhtus. On ju? Ehk siis neil oli nagu mingi hunnik lihtsalt kaudseid tõendeid. Ja surnukeha. Ja surnukeha. Mis on? Ja tõsi. Ja siis see asi jõudis kohtusse ja kohtus oligi kõige raskemaks tõendiks surnukeha, nagu Dagmar juba ette ütles. Ja kuna Kaido käed olid seotud selja taha ja tema jalgade ümber oli ka teip, siis kohus tõlgendas seda märgina, et Kaido oli sunnitud seotud jalgadega liikuma või vette minema ja rabeledes siis selle ühe osa teibist puruks rebinud. Kohus pidas väga tõenäoliseks, et Kaido pead hoiti pikalt vee all ja et see ei olnud olukord, kus ohver lihtsalt lükati vette ja jäeti saatuse hooleks, et tegemist oli siiski tahtliku uputamisega. Ja kuigi uurijate peamine teooria siis puudutas narkootikume ja võrgu, ei saadud nagu lõplikult vastust, et kelle raha või kaup ära kadus ja kes oli andnud korralduse siis Kaidoga arvet klaarida. Aga nagu Alvin enne ütles, ütle mulle number ja siis ma hakkan mõtlema, kas ma teen midagi. Nii et igal juhul Kouvola esimese astme kohus leidis siis, et Alvin, Lind ja Marko Mehik olid tegutsenud koos. Ja 29. aprillil Anja-Alan Koskel kõigepealt siis tahtlikult peksnud ja seejärel Jõkke uputanud siis Kaido, tõenäoliselt tema pead pikalt vee all hoides. Ja kohus pidas seda tegu planeerituks ja väga julmaks. Ja 5. veebruaril 1999 mõisteti Alvin süüdi mõrvas, raskes narkokuriteos ja siis tulirelvaga kuriteos ja Marko mõisteti süüdi mõrvas ja raskes narkokuriteos ja mõlemale määrati eluaegne vangistus. Meil on teema. Oota, meil on mitu teemat. See läheb veel rohkem teemasse kohe. Sellepärast ongi hea, et sa ikkagi ei poolitanud seda lugu. Okay. Igal juhul siis tundus, et nagu done on ju, et süüdlased on kinni kõik rahumajas ja siis jõudis asi apellatsioonikohtusse. 24. juunil 1999 otsustas siis kohus, et Marko Mehiku osalemist mõrvas ei olnud tõendatud sellisel määral, mis lubaks ta selle süüdi mõista. Ehk siis Marko mõrvasüüdistus tühistati, see karistus tühistati ja jõusse jäi ainult siis karistus raske narkokuriteo eest, aga Alvini puhul otsust ei muudetud ja tema eluaegne karistus mõrva ja teiste kuritegude eest jäi kehtima. I did it nagu. Palju see Marko siis lõpuks karistust sai? On sul see?
ma vaatan. Ega ma ei tea ausalt öeldes. 20 aastat Jämejalas. Ei, nagu selles mõttes, et nad said, mõlemad said ju eluaegse alguses ja sellest siis see mõrva osa canceldati. No palju see oli? I don't know. No raske narkokuritegu oleneb, ühesõnaga äge lugu, väga hästi tõesti meil tuli siin teemasse praegu ja loodetavasti ei ole kuulajad pahased, et meil nüüd teist saadet järjest on niimoodi, et põhiosas on ainult 2 lugu. Aga tead mis või? Ma tegelikult mõtlen, et meil on see vabadus otsustada, kuidas me teeme seda. Ja pluss te saate juba järgmine kord kuulajate kirjade saata. Ja rutiin mõnikord vajab vaheldust. Ja ma räägin, et tegelikult mina kuulajana oleks eelistanud seda tõesti, nagu me praegu tegime, et sa teed selle ühe loo pikas jutis ära selle asemel, et poolitada ja siis järgmine kord pead hakkama meenutama. Eriti arvestades, kui hästi see teemasse läks praegu nagu, et millised... Ma olen ka happy, et nii läks praegu. Ja millised paralleelid, aga tore on ka see, et ega me ei tea siis, kus need Markod ja Jaarikovid on praegu. No Marko on kinni ilmselt, sest et tema eluaegne jäi kehtima. Ei, Albini eluaegne jäi kehtima. Mis asja? Oota, ma olen müsli juba, sorry. Jaa, oota, aga müsli peab jõudma veel ära teha ka boonusloo, nii et liigume kähku sinna. Aitäh, et te olete jätkuvalt meiega ja püsige kõhedad. Nii, aga ma teen siis boonuslooks hoopis, ma mõtlesin, ma teen neid samu lugusid, mis ma võtsin sealt sellest Instagrami kommentaariumist, mis mul eelmine kord pooleli jäi, aga ma leidsin vahepeal Facebookist ühest grupist, mis on siis paranormaalsusele pühendatud, toreda postituse, mis ma arvan, võimalik, et sa ka seda lugesid, aga Või siis mul siin praegu nina all, siin on 2 varianti.